Paljudel juhtudel on üks esimesi märke sellest, et keegi on kadunud, see, kui ta lakkab sõnumitele vastamast. Aga viimane sõnum, mille nad saatsid, võib anda olulisi vihjeid nende kadumise kohta või hoopis muuta juhtumi veelgi mõistatuslikumaks. Number Kuma. Shiva Chauhanist ei ole nähtud ega temast midagi kuuldud alates 2014. aasta 1. mai õhtust. Vaatamata mõnele uurimisel leitud vihjele ei ole temast leitud ühtegi jälge ning tema juhtumis kahtlustatakse kuritegu. Shiva oli 27-aastane India kodanik, kes elas Austraalias oma kadumise ajal. Ta kolis riiki 4 aastat varem õppima, jättes oma pere Indiasse Punjabi piirkonda. Ta hoidis nendega ühendust, rääkides regulaarselt telefonis ning tema jaoks oli väga ebatavaline olla pikemat aega rääkimata oma õdede-vendade või vanematega. Shiva oli samuti kihlatud Austraalia afgaani naisega. Suhe tundus olevat tugev ja polnud ilmset põhjust, miks ta oleks pidanud kaduma. Viimati nähti või kuuldi temast 1. mai ööl. Ta tegi sõbra leivafirma jaoks tarnetöid, mis tähendas, et ta sõitis öö läbi kaubikuga Melbourne'i piirkonnas ringi. Ta saatis oma ülemusele sõnumi umbes kell 23:30. Sõnumi sisu ei avalikustatud kunagi, kuid näib, et see ei tekitanud mingit muret. Umbes tund hiljem märgati Shivat pagaritöökojas South Park Roadil Dandenong Southis. See oli viimane kinnitatud kord, kui teda nähti. Järgmisel hommikul sai tema ülemus aru, et ta polnud enamikku oma marsruudi tarneid ära teinud. Sõbrad avastasid samuti, et Shiva polnud ilmunud kohtumisele, kus ta pidi samal pärastlõunal osalema. See ei olnud tema moodi ning Shiva kadumisest teatati ametivõimudele. Väikebuss leiti üsna kiiresti. See oli samal pärastlõunal pargitud Hutton Roadil Keysboroughs. See oli vaid 15 minuti kaugusel kohast, kus Shivat viimati nähti. Tema rahakott ja isikut tõendavad dokumendid jäeti sõidukisse. Kaubik oli seal pargitud vähemalt sellest hommiku kella 5:30 alates, kuigi üks võimalik tunnistaja väitis, et nägi kaubikut juba kell 3:30 öösel. Uurijad sündmuskohal ei leidnud mingeid võitluse märke. See viitas sellele, et Shiva oli lahkunud asukohast omal soovil. Kui juhtumiga oli seotud kuritegelik tegevus, oli Shiva tõenäoliselt kaasa viinud keegi, keda ta tundis. Aastaid pärast uurimise algust sai politsei vihje, et Shiva oli viidud Phillip Islandile. Väidetavalt kasutati röövimisel varastatud Toyota Camryt. Phillip Islandil viidi läbi ulatuslikud otsingud, kuid Shivast ega ühest juhtlõngast, mis võiks juhtunut selgitada, ei olnud jälgegi. Ka autot ennast pole kunagi leitud. Varastes raportites mainiti, et mõned Shiva sõbrad olid politsei huviorbiidis, kuigi põhjus selleks kunagi ei avaldatud. Rohkem kui 10 aastat hiljem on juhtumis olnud vähe uusi arenguid ning tema perekond loodab endiselt vastuseid leida ja Shiva koju tuua. Shivat kirjeldatakse umbes 177 sentimeetrit pikk, tumeda jume, saleda kehaehituse ja tumedate sirgete juustega. 5. mainitud auto oli 2016. aasta tumepunane Toyota Camry registreerimisnumbriga ULO 972. Number 9. 2008 aasta mais kadus Elena Zagarova salapärastel asjaoludel. Rohkem kui 18 aastat hiljem ei ole tema perekond ja sõbrad ikka veel lähemal sellele, et teada saada, mis temaga juhtus. Elena oli Lätis sündinud naine, kes elas Inglismaal 17 aastat oma kadumise ajaks. Ta elas Londoni Tottenhamis ja tal oli palju lähedasi sõpru läheduses. Dan oli ka poissõber ja nende suhtes ei paistnud olevat midagi ebatavalist. Elenal olid siiski mõned raskused. Ta oli vaimse tervise probleemide tõttu töölt eemal olnud, kuid oli paranemisteel. Sõbra sõnul oli ta mai alguses tööle naasnud, kuid see mõjus tema vaimsele tervisele halvasti. 21 mail päev enne tema kadumist käis ta koos oma partneriga arsti vastuvõtul. Avalikus kirjas, mille sõber interneti postitas, öeldi, et see vastuvõtt ei andnud rahuldavat tulemust. Järgmisel päeval oli Elenal mitu asja ajamist. Sel hommikul lahkus ta kodust, et sõita Londoni kesklinna ja oma pass ära tuua. Ta saatis ka oma partnerile sõnumi. Kõik on korras, kallis, hoia silmad lahti uute asjade jaoks. Armastusega A. See oli viimane sõnum, mille ta talle kunagi saatis, kuid mitte viimane kontakt, mis tal lähedastega oli. Kui Elena jõudis kontorisse, et oma passi kätte saada, öeldi talle, et see ei ole veel valmis. Ta pidi tagasi tulema umbes 3 tunni pärast. Ta lahkus kontorist ja veetis aega Hyde Parkis jalutades ning rääkides telefonis sõbraga, kes elas lähedal.
sõber kutsus ta õhtusöögile. Elena ütles, et mõtleb plaanide peale, kuid ei andnud kindlat lubadust. Järgmisel hommikul võttis Elena poissõber ühendust tema sõpradega. Ta polnud vastanud ühelegi tema kõnele ega sõnumile alates 22. mai hommikust ning ta tahtis veenduda, et temaga on kõik korras. Sõbrad ütlesid, et ta polnud sel ööl koju naasnud ja keegi ei teadnud, kus ta on. Veidi hiljem teatasid nad, et politsei oli Elena korteris. Elena kuulutati samal päeval kadunuks. Politsei suutis tema liikumist jälgida paar tundi pärast tema telefonikõned Hyde Parkist. Ta sõitis umbes kell 1:30 metrooga Highgate'i jaama. Tema telefoni andmed näitasid, et viimati kasutas ta seadet umbes kell 16:30. Sel ajal viibis ta oma arstikabineti ja aiamaa lähedal, mida ta jagas oma korterikaaslastega. Sealt edasi kadusid kõik jäljed. Elena ei läinud kunagi tagasi Londoni kesklinna, et oma passi ära tuua, ega võtnud enam kunagi sõpradega ühendust. Politsei alustas tema kadumise uurimist, kuid rohkem vihjeid ei leitud. Mõni nädal hiljem teatati võimalikust nägemisest, kuid selgus, et tegemist ei olnud kadunud naisega. 18 aastat hiljem on tema juhtum endiselt lahendamata. Ta oli kadumise ajal 38-aastane ning teda kirjeldati kui 165 centimeetrit pikka, õlgadeni ulatuvate heledate juustega naist. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust heategevusorganisatsiooniga Missing People numbril 116 000. Number 8. Ükski päev ei möödunud nii, et Ashley Williams ei oleks oma isaga ühendust võtnud. Kui see juhtus esimest korda 2025, aasta augustis said tema vanemad kohe aru, et midagi on valesti. Kahjuks tõi politsei kontrollkäik kaasa rohkem küsimusi kui vastuseid. Ashley oli kadumise ajal 28-aastane ja elas Los Angeleses. Ta sündis ja kasvas üles Ohios koos oma perega. 2022 aastal viis tema isa uus töö pere kolima Georgiasse. Ashley ei liitunud nendega, vaid kolis hoopis Los Angelesse. Vaatamata kaugusele püüdis Ashley perega ühendust hoida. Ta rääkis iga päev oma isaga. Nii palju kui keegi teadis, hoidis ta neid oma uue eluga kursis. Ta töötas jaemüügis ja punus juukseid kõrvalärina, kuid Ashley unistas õpetajaks saamisest. Ta õppis vabal ajal mandariini keelt ja soovis õpetada inglise keelt teise keelena. 29. augustil saatis Ashley oma isale sõnumi, paludes ta raha saata. Ta saatis raha, kuid mingil põhjusel Ashley ei võtnud seda kunagi vastu. Järgmisel päeval ei olnud temast endiselt midagi kuulda. Ta polnud ikka veel raha vastu võtnud ja nüüd ei saanud tema vanemad temaga enam ühendust. Nad võtsid ühendust Los Angelese politseiga, et paluda heaolu kontrolli. Viimati teadsid nad, et Ashley oli peatunud ühes toas majas, mis asus Crawfordi tänava 3800 majanumbrite piirkonnas. Kuid elanikud ütlesid politseile, et Ashley polnud seal olnud alates juulikuust. Pärast seda kuuldes said Ashley vanemad aru, et midagi on tõsiselt valesti ning lendasid üle riigi, et proovida oma tütart leida. Nad palkasid eradetektiivi, et proovida saladuse põhjani jõuda. Oli võimalik kinnitada, et Ashley polnud Crawfordi tänava majas olnud juba kuid. Kui neil õnnestus teada saada selle põhjus, siis seda avalikkusele ei teatatud. Mida nad siiski avastasid, oli Ashley telefoni kõnelogi, mis näitas, et ta oli võtnud ühendust Midnight Missioniga, kodutute varjupaigaga Los Angelese kesklinnas. Vanemad ja eradetektiiv sõitsid varjupaika lootuses Ashley üles leida. Seal ei olnud temast mingit märki, kuigi pole selge, kas Ashley ei külastanudki varjupaika või lahkus ta enne, kui vanemad kohale jõudsid. Tema peresõlur olid nad alati hoolitsenud selle eest, et nende lapsed teaksid, et neid toetatakse rahaliselt, kui nad hätta satuvad. Tema isa oli talle raha saatnud ilma probleemideta ja oleks teinud veelgi rohkem, kui oleks teadnud, kui tõsises olukorras Ashley oli. Alates esialgsetest üleskutsetest teabe saamiseks on selles juhtumis olnud vähe uuendusi ning Ashley on endiselt kadunud. Teda kirjeldatakse kui mustanahalist naist, kellel on mustad juuksed ja pruunid silmad, umbes 168 centimeetri pikkune ja kaalub umbes 68 kilogrammi. Ta on tuntud ka nime all Pamela Yasmina Martinez Hale. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust Los Angelese politseiosakonna kadunud isikute üksusega numbril 213 996 1800 number 7. 2024 aasta 9. augustil sai Chris Leguizamo perekond tekstisõnumi, milles öeldi, et ta on turvaliselt Mehhikosse jõudnud.
see oli viimane kontakt, mis neil temaga kunagi oli ja tema asukoht on tänaseni teadmata. Chris oli 51-aastane ema Des Moines'ist, Iowast, kes saabus Mehhikosse vahetult enne oma kadumist. Tema verekonna sõnul olid nad varem korduvalt Mehhiko vahet reisinud. USA ametivõimud on andnud välja reisisoovituse selle Mehhiko piirkonna kohta, mida Chris külastas, kuid tema perekond usub, et ta ei olnud sellest teadlik. Keegi neist ei oodanud, et see viimane reis lõunasse oleks kuidagi teistsugune kui eelnevad. Seekord oli reis selleks, et aidata pereliiget. Ta oli nõustunud aitama oma endisel õemehel mööblit kolida kui teene. Ta laadis Des Moines kaubikusse tema asjad ja sõitis lõunasse ja üle piiri, et töö lõpule viia. See pidi olema kiire reis ja Chrisil olid plaanid naasta USA'sse 10. augustil. Tema perekonnal ei läinud kaua aega, et mõista, et ta on kadunud. Tema poeg teatas USA võimudele tema kadumisest päeval, mil ta pidi USA'sse naasma. Viimane kindel hetk ajateljel oli kell 11:00 hommikul. Eelmisel päeval, kui ta ületas Hidalgo rahvusvahelist silda. Ja kuhu ta pärast seda läks ning täpne aeg, millal teda viimati nähti, ei ole teada. Varased teated Mehhiko meedias väidavad, et teda käsitleti kui kadunud isikut ja otsingud olid käivitatud, kuid Chrisist ei leitud ühtegi jälge. Kuid nad tunnistasid, et selles juhtumis ei saanud kuritegelikku sekkumist välistada. Röövimised ja jõuguvägivald ei ole samuti haruldased piirkonnas, mida Chris külastas. Ainult aasta varem röövis jõuk 14 Ameerika turisti. Selles juhtumis leiti kadunud mehed vaid nädal hiljem, kuid 2 neist olid juba elu kaotanud. Chrisi poeg jagas tema kadumisest uudis sotsiaalmeedias ja vähem kui nädal pärast tema kadumist tundus, et perekond sai kinnituse, et tegemist oli röövimisega. Nad said õõvastavaid tekstisõnumeid, milles nõuti raha Chrisi turvalise tagasipöördumise eest. Sõnumitega oli kaasas pildid naisest, kuid polnud võimalik kindlaks teha, kas see oli tegelikult Chris ning sõnumite ehtsust ei saanud kinnitada. Sõnumid ei aidanud mõistatust lahendada ning Chris on ka 2 aastat hiljem endiselt kadunud. Tema perekonna sõnul ei ole Chrisi endine õemees võimudega koostööd teinud. Tema perekond on palganud eradetektiivi, et aidata mõistatuse põhjani jõuda. Kahjuks pole aga pärast teabepäringuid ja umbes 6 kuud pärast Chrisi kadumist juhtumis eriti arenguid olnud. Chris on kirjeldatud kui 160 cm pikk ja kaalub 61 kilo. Tal on sirged pruunid juuksed ja pruunid silmad. Iowa kadunud isikute teabekeskus on kutsunud kõiki, kes on teda näinud, üles mitte ise tegutsema, vaid koguma infot, näiteks auto numbrimärgi ja täpse asukoha kohta ning andma sellest teada võimudele. Kõik, kellel on infot Mehhikos, võivad võtta ühendust võimudega hädaabinumbri kaudu. Iowa kadunud isikute teabekeskusega saab ühendust võtta numbril 515 725 6036. Number 6. Ühes viimastest sõnumitest, mille Tony Shanks kunagi saatis, palus ta sõbral meelde jätta oma poissõbra nime juhuks, kui temaga peaks midagi juhtuma. Mitte kaua pärast seda kadusid nii Tony kui ka tema poissõber, jättes maha oma väikese tütre ja palju rohkem küsimusi kui vastuseid. Tony oli 32-aastane Austraalia naine, kes elas oma kadumise ajal Mehhikos. Ta oli suure osa oma elust reisinud, enne kui pärast tütre sündi Mehhikosse elama asus. Oma kadumise ajaks üritas Tony koju Austraaliasse tagasi pöörduda. Ta oli broneerinud piletid, et minna koos tütrega juunis koju, mis oli juba kuid ette planeeritud. Oli olnud mõningaid viivitusi, eriti seoses COVID-19 reisipiirangutega, kuid üks suurimaid viivitusi tuli Tony poissõbra Jorge Luis Aguirre Astudillo tõttu. Paaril oli keeruline suhe ja mõnede allikate kohaselt ei olnud nad nende kadumise ajal koos. Kuid Astudillo oli lõpuks nõustunud allkirjastama oma tütrele Austraalia kodakondsuse andmise ning lubama Tonil ta ilma temata riigist välja viia. Vaatamata pingetele nende suhtes, otsustasid nad minna koos viimasele ühisele perepuhkusele. Mai alguses reisisid nad Cancuni. Tony saatis Austraaliasse oma perele ja sõpradele fotosid ning ka kõhedust tekitava sõnumi ühele sõbrale. Sõnumis seisis: ma tean, et see kõlab imelikult, aga pane tema nimi Jorge Luis Aguirre Astudillo igaks juhuks kõrva taha. Kui minuga midagi juhtub, saavad nad talle järele minna. Mitte, et midagi juhtuks, aga ma tahan lihtsalt selle igaks juhuks varuks jätta. Käksmel nähti Tony Astudillo ja nende last lahkumas Cancuni hotellist ning alustamas teekonda tagasi Meridasse. Teede all läbisid nad politsei kontrollpunkti tasulisel maanteel.
8 tundi hiljem tagasi Cancunis leiti paari tütar üksi kiriku juurest. Tüdruku pildid ilmusid sotsiaalmeediasse, kui võimud püüdsid tema isikut tuvastada. Tony pere andis endast märku ja sai kohe aru, et midagi on valesti. Ei Tanit ega Astudiot ei leitud ümbritsevast piirkonnast kusagilt. Politsei jõudis järeldusele, et nad pidid mingil hetkel tagasi tulema. Lapse oli nähtud autos politsei kontrollpunktis, seega polnud nii, et nad oleksid ta lihtsalt maha jätnud, kuid kumbagi täiskasvanud polnud ühegi turvakaamera salvestisel nähtud pärast seda, kui nad 8 tundi varem lahkusid. Politsei leidis lõpuks sõiduki maha põletatuna Puerto Morelose linnas. Numbrimärgid olid eemaldatud ja seerianumbrid maha lihvitud, kuid nende numbrite vari kinnitas, et tegemist oli pereautoga. Tani perekond katlustas kohe kuritegu. Astudio oli tuntud kui ohtlik inimene, kellel olid sidemed illegaalsete ainete ja pettustega. Ta oli varem tundnud vajadust palgata ihukaitsja. Politsei nõustus, et Astudio võis Tani vastu midagi teha, kuid samuti oli võimalik, et keegi Astudio vaenlastest ründas neid mõlemaid. Mõlemad olid võimude poolt kantud kadunud isikute nimekirja. Juhtumis on avalikustatud vähe vihjeid ning nii Tani kui ka Astudillo on endiselt kadunud. Tani on kirjeldatud kui 1,65 meetrit pikk ja 65 kilogrammi kaaluv. Tal olid sinised silmad, punased juuksed ja tätoveering paremal jalal. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust kohaliku õiguskaitseorganiga. Number 5. 2026 aasta aprillis lahkus Shane Graham oma töökohast ja kadus jäljetult. Kuudel pärast tema kadumist oli üksikuid teateid tema nägemisest, kuid midagi ei suudetud kunagi kinnitada. Shane oli oma kadumise ajal 26-aastane ja elas üksi korteris Lancashire'is Inglismaal. Ta töötas haljastajana kunstmuru ettevõttes ning tema elus ei paistnud midagi ebatavalist toimuvat. Tal oli varem olnud vaimse tervise probleeme, kuid tema pere sõnul oli ta kadumise ajal heas seisus. Teda nähti viimati 29. aprillil 2016. Sellel hommikul umbes kell 10:40 saatis ta oma ülemusele viimase sõnumi. Selle sõnumi sisu pole kunagi avalikustatud, kuid tundub, et see ei tekitanud tol ajal mingit kahtlust. Shane pidi veetma päeva tööd tehes ühes kinnistul Lytham St Anne'is. See piirkond asub rannikul ja on populaarne turistide seas, kes tulevad randa või lähedal asuvasse Blackpooli külastama. Shane jõudis kinnistule, kuid mingil hetkel päeva jooksul lahkus ta sealt. Viimati nähti teda kõndimas Eddington Roadi mööda sisemise promenaadi suunas. See oleks viinud ta Fairhaveni järve äärde ja sealt edasi randa ning ookeani äärde. Möödus mitu päeva, enne kui keegi märkas, et Shane on kadunud. Kui nad sellest aru said, külastasid uurijad tema kodu, kuid ei leidnud midagi ebatavalist. Tema rahakott oli endiselt korteris, koos 300 naelaga sularahas, mida Shane kavatses kasutada üürirahana. Pole selge, kas ta tuli pärast töölt lahkumist koju või lahkus ta lihtsalt kõigest. Järgnenud nädalatel ja kuudel esitas Shane'i perekond korduvalt avaldusi teave saamiseks. Mõned väidetavad nägemisjuhud andsid lootust, et ta võib olla elus ja elada uut elu. 2017 aastal arvas keegi, et nägis Shane'i Fleetwoodi baaris, kuid selleks ajaks, kui vihje perekonnani jõudis, oli baari turvakaamera salvestis juba üle salvestatud. Selle aasta detsembris sai Shane'i perekond tekstisõnumeid kelleltki, kes väitis, et on teda näinud Manchesteri tänavatel elamas. Politsei sõitis vihjed kontrollima, kuid kadunud mehest ei leitud ühtegi jälge. Nad suutsid vihjeandja üles leida, kuid avastasid, et ta oli kogu väidetava pealtnägemise välja mõelnud. See polnud midagi muud kui julm pettus. Shane on kirjeldatud kui valgenahaline, helepruuni lühikese soenguga ja siniste silmadega mees. Viimati nähti teda töörõivastes, musta kapuutsiga pusa ning mustad tööpüksid, millel on polsterdatud põlved. Tal on seosed Staffordshire'i Tamworthiga. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust politseiga numbril 101 või anonüümselt vihjetelefonil Crime Stoppers numbril 0800 555 111. Number 4. 2026 aasta 22 märtsi varahommikul saatis Brenda Van Salazar sõbrale sõnumi paludes küüti. Vaid mõni minut hiljem jõudis sõber kokkulepitud kohta, kuid Brenda Vanit polnud kusagil näha. Sellest ajast peale pole temast enam midagi kuulda olnud. Brenda Van oli kadumise ajal 21-aastane ja elas Crescent City's, Californias. Ta on Yurokhi rahva Palikla hõimu registreeritud liige ja oli väga seotud oma hõimu traditsioonidega.
tema nõbu Padikla hõimu esimehe sõnul tundis ta huvi traditsioonilise tervendamise vastu ja osales tseremoniaalsetel tantsudel. Ta elas Crescent City's toakaaslasega, kuid kadumise ajal viibis ta mõne päeva oma ema juures lähedal asuvas Klamathis. 21. märtsi õhtul otsustas ta koos grupi inimestega minna Country Clubi baari ja grillrestorani. Baar asub Klamathi jõe lähedal, kuhu pääseb hõlpsasti lähedal asuva telkimisplatsi kaudu. Yurokee hõimupolitsei andmetel tõmbas Brendavan ühe politseiniku tähelepanu 22. märtsi paiku kell 2 öösel. Ta oli joonud ja oli joobes. Kohal viibinud politseinik teatas, et Brendavan muutus agressiivseks ning olukord jõudis sinnamaani, et politseinik pidi ta kas avalikus kohas joobes olemise eest kinni pidama või koju viima. Enne kui midagi ette jõuti võtta, põgenes Brendavan sündmuskohalt. Ta jooksis üle maantee US 101 jõe suunas. Politseinik nägi, kuidas ta hüppas üle aia ja tema dressipluus jäi aia külge kinni, nii et ta jättis selle maha ning hiljem võeti see tõendina kaasa. Öösel kell 2:20 otsustas Brendavan, et on aeg koju minna ja ta saatis sõbrale sõnumi, paludes tal tulla talle jõe ääres asuva paatide vettelaskmiskoha juurde järele. Sõbral ei läinud kaua aega, et kohale jõuda, kuid selleks ajaks, kui ta sinna jõudis, polnud seal enam kedagi. Järgmisel hommikul, kui Brendavan polnud ikka veel koju jõudnud, teatati tema kadumisest politseile. California Maantee Patrol algatas Del Norte maakonna šerifi büroo nimel Feather Alerti. Otsingul oli 2 teadaolevat asukohta, piirkond, kus Brendavanit nähti üle aia hüppamas ja paatide vettelaskmiskoht, kuhu sõber oli juhatatud. Brendavan võis sellel teekonnal igal hetkel hätta sattuda. Otsingu ala oli suur ja asja tegi veelgi keerulisemaks see, et suur osa sellest oli vee all. Tema perekonna sõnul kartis ta vett ja on ebatõenäoline, et ta oleks vabatahtlikult vette läinud. Jõgi oli samuti kiire ja ohtlik, isegi neile, kes polnud joobes. Otsingutes kasutati paate ja sonariga veealuseid droone, kuid midagi ei leitud. Perekond on palunud abi teabe leidmisel ning hõim pakub $10,000 suurust preemiat teabe eest, mis viib Brendavani turvalise tagasipöördumiseni või tema asukoha leidmiseni. Teda kirjeldatakse kui 5 jala ja 7 tolli pikkust ning 145 naela kaaluvat meest. Tal on lühikesed tumepruunid juuksed ja väike vahe ülemiste esihammaste vahel. Viimati nähti teda kandmas valget T-särki, musti dressipükse ja valgeid Nike jalanõusid. Tal on tätoveeringud käsivartel ja randme lähedal, sealhulgas traditsiooniline hõimude sõpruse kujundus. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Yurokee hõimu politseiga numbril 707 237 5702. Number Carl. 1 aasta tagasi sai Jenna Korivinuki ema oma tütrelt kummalise sõnumi. See oli viimane kord, kui keegi temalt kuulis ja algas mõistatus, mida pole siiani lahendatud. Jenna oli oma kadumise ajal 2025 aasta juulis 38-aastane. Tema viimane teadaolev aadress oli Hallandale Beachis, Californias, kus tema nimele oli registreeritud ka ettevõte. Kuid kadumise ajaks Jenna seal enam ei elanud. Ta oli alustanud üksi matkaautoga reisi üle Ameerika Ühendriikide. Sageli võis teda näha, kuidas ta vedas oma Jeep Grand Cherokee taga väikest musta ja halli matkahaagist. Seda rändurielu elades hoidis Jenna sõprade ja perega ühendust sotsiaalmeedia kaudu. Ta oli väga aktiivne sellistel lehtedel nagu Facebook ja TikTok, eriti oma varjunimega Angel Volnaja. Selle nime all avaldas ta oma raamatu uue ajastu spiritualismist, reinkarnatsioonist ja maailmalõpust. Apokalüpsise ja maailma lõpu teema ilmus tema sotsiaalmeedia postitustes vahetult enne tema kadumist. Päev enne seda, kui ta saatis oma viimase sõnumi emale, postitas ta video, kus ta luges piiblist. Tema postituses seisis: põgeneda pole võimalik, karistus on tulemas, ülesvõtmine on tulemas, see on juba maa peal, jäänud on vaid mõned aastad. Ma olen prohvet. Teises videos oli ta kirikus koos millegagi, mis näis olevat hädaolukorra varustus, sealhulgas gaasimaskiga. Sõnumis seisis, et ta oli kõik maha jätnud ja et antikristus tuleb tagasi juba 3 aasta pärast. Sotsiaalmeedia postitused oleksid juba iseenesest muret tekitavad, isegi ilma selle viimase sõnumita, mille ta järgmisel päeval emale saatis. 5. juulil 2025 saatis Jenna emale sõnumi, milles oli foto kirjast ja mõned GPS-koordinaadid. Kiri ise ei ole kunagi avalikustatud, kuid riikliku kadunud ja tuvastamata isikute süsteemi andmetel sisaldas see juhiseid tema isikliku vara emale jätmise kohta.
See võis olla see, millest Jenna oma sotsiaalmeedia postitustes rääkis, kui ta mainis, et on kõik maha jätnud. GPS-koordinaadid viisid kohta Potrero linnas, Californias. Vaid mõned päevad pärast seda, kui Jenna saatis oma viimase sõnumi, leiti tema džeep ja Haagis suvila koordinaatide lähedal asuvast kohast hüljatuna. Potrero on asula San Diego maakonnas, kus elab vähem kui 650 inimest. See asub vaid mõne miili kaugusel Mehhiko piirist. Jenna sõbrad ja perekond teatasid temast peagi pärast seda kadunuks, kuna nad kaotasid temaga kontakti. Möödus mitu kuud, enne kui kadumine hakkas meedias suuremat tähelepanu saama, kuna õiguskaitseorganid püüdsid juhtumile tähelepanu tõsta. Tol ajal polnud võimalik kindlaks teha, kas Jenna oli vabatahtlikult kadunud või oli juhtumiga seotud kuritegelik tegevus. Politsei ei saanud samuti välistada võimalust, et ta oli ületanud piiri Mehhikosse ning teabe saamiseks avaldati üleskutseid ka hispaania keeles. Annates esialgsest meedia tähelepanust pole juhtumi kohta uusi andmeid olnud, kuid kanna kadumine on endiselt Namuse nimekirjas. Teda kirjeldatakse kui 5 jala ja 5 tolli pikkust ning umbes 100 naela kaaluvat. Kadumise ajal olid tal blondid juuksed, kuid võimude sõnul võib ta kanda parukat. Tal on mitmeid tätoveeringuid kätel ja käsivartel ning kõik, kellel on juhtumi kohta teavet, võivad võtta ühendust San Diego maakonna šerifi bürooga numbril 858 868 3200. Number 2. Sally Grace Contarino oli oma puhkuse lõpu sirgel, reisides mööda Ameerika Ühendriike, kui ta saatis 2026. aasta 19. juunil sõpradele tekstisõnumi. See oli viimane kord, kui keegi tema lähedastest temaga ühendust sai. Sally oli Austraalia turist, kes oli saabunud Ameerika Ühendriikidesse eelmisel kuul. Ta oli reisinud Californias ja Nevadas ning oli oma kadumise ajal Las Vegases. See polnud esimene kord, kui ta sellesse piirkonda reisis ja tema sõbrad kirjeldasid teda kui kogenud reisijat. 26-aastane naine peatus Bungalows Hostonis, mis on selles piirkonnas asuv hostel, mida mõned kohalikud on kirjeldanud kui kohutavat ja mitte sobivat üksinda reisivatele naistele. Esimestel päevadel oma viibimise ajal ei paistnud Sallil ühtegi probleemi olevat. Ta nautis oma aega ja hoidis regulaarselt ühendust sõprade ja perega Austraalias. 19. juunil saatis ta sõnumi. Ma hakkan kohe üksikut mäge ronima, siis lähen koju. Homme lendan tagasi. See oli suurim vihje, mis Sally sõpradel oli, kui Sally äkitselt nendega suhtlemise lõpetas. Pärast seda, kui Sally kaduluks kuulutati, suutsid politseinikud kokku panna rohkem infot selle kohta, mis juhtus vahetult enne tema kadumist. 19. juuni õhtul veetis ta paar tundi Timberi baaris ja grillis. Tal oli hea tuju ja ükski töötaja ei märganud tema juures midagi kahtlast. Ta kõndis jalgsi tagasi hostelisse ja veetis seal öö. Järgmisel hommikul lahkus Sally hostelist, kuid palus oma kotid sinna jätta. Ta plaanis hiljem päeval oma pagasile järele tulla. Politsei ajajoone kohaselt külastas Sally hommikusöögiks lähedal asuvat kohvikut ja seejärel astus bussi, mis suundus Mount Charlestoni poole. Politsei usub, et ta väljus bussist ja sisenes rahvusparki, kuigi seni pole selle kohta kinnitust saadud. Sally nautis matkamas käimist ja see polnud esimene kord, kui ta selles piirkonnas viibis. Selle ja viimase sõnumi põhjal, mille ta sõpradele saatis, on mõistetav, et just siin soovis ta veeta oma viimased päevad Las Vegases. Sallyl oli Greyhoundi bussipilet Los Angelesse, kus ta pidi 21. juunil lennukile minema, et koju lennata. Kuid piletit ei skaneeritud kunagi ja näib, et Sally ei jõudnudki lennujaama. Kui Sally otsingud algasid, toodi kohale jäljekoerad, et proovida tema lõhna jälitada. Leiti jäljerada, mis viis turupiirkonnast välja linna serva poole. Kus jäljerada lõppes, ei ole avalikustatud. Sally juhtum pälvis Las Vegase kogukonnas palju tähelepanu, eriti pärast seda, kui päevad enne tema kadumist temast filmitud video levis kulutulena. Kohaliku sotsiaalmeediagrupi andmetel on mõned inimesed läinud välja droonidega, et proovida leida kadunud naisest mingitki jälge. Näed, kus arvatakse, et Sally käis, võivad olla ohtlikud isegi kogenud matkajatele. On võimalik, et ta eksis ära või libises ja kukkus raskesti läbitaval maastikul ning ootab, et teda leitaks. Sally kohta öeldakse, et on 5 jalga, 5 tolli pikk ja kaalub 130 naela. Tal on pruunid juuksed ja pruunid silmad ning viimati nähti teda kandmas halli või sinist dressipluusi, teksa lühikesi pükse, mustvalgeid jalanõusid ja kotti. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Las Vegase politsei osakonnaga aadressil missingpersons@lvmpd.com.
Number 8. Irene Gakwa kadus kahtlastel asjaoludel 2022 aasta veebruaris. Rohkem kui 4 aastat hiljem otsivad tema pere ja sõbrad endiselt vastuseid, mis temaga juhtus. Umbes 3 aastat enne kadumist reisis Irene Ameerika Ühendriikidesse oma kodust Keenias, et proovida oma karjääri edendada. Tema 2 vanemat venda olid juba kolinud ning Irenel olid plaanid õppida meetööks. Alguses jäi ta vendade lähedusse Boise's, Idahos, kuid 2021 aasta suvel otsustas ta kolida kaugemale. Nii palju kui tema pere teadis, kolis Irene Arizonasse, et leida endale soojem elukoht. Ta hoidis ühendust perega Idahos ja Keenias, helistades iga päev oma vanematele. Viimane videokõne Irene ja tema pere vahel toimus 2022 aasta 24. veebruaril. Ta rääkis oma isaga, kes arvas, et ta nägi väsinud ja vaoshoitum välja. Tema isa ütles talle, et ta jooks kuuma piima ja lõõgastuks. Kui kõne lõppes, ootas ta, et kuuleb temast peagi jälle. Ainus muu suhtlus, mille tema perekond sai Irene telefonilt, tuli tekstisõnumite kujul. Irene keeldus kõigist kõne- või videokõnedest ja selgitas, et ta pillas oma telefoni vette ning nüüd mikrofon ei tööta. Viimane sõnum, mille tema isa temalt sai, tuli 9. märtsil. Ta ütles, et saab uue numbri ja saadab talle sellelt sõnumi, kuid seda sõnumit ei tulludki. Kui Irene äkitselt vaikseks jäi, teatas tema perekond ta kaduluks. Alles siis avastasid nad, et ta ei olnudki Arizonas. Ta elas oma kadumise ajal koos oma poissõbraga Gillette'is, Wyomingi osariigis. Ta kohtus Nathan Heitmaniga Craigslistis enne Idahost lahkumist. Irene vennad olid Nathaniga kohtunud, kuid hiljem ütlesid nad, et neil oli tema suhtes halb tunne. Nad arvasid, et paar oli hiljem lahku läinud ega teadnud, et ta temaga koos elas. Heitmani sõnul tuli Irene 4. märtsi õhtul koju ja ütles talle, et tahab lahkuda. Ta oli oma asjad 2 kilekotti pakkinud ja lahkus tumedat värvi maasturiga. Mingil põhjusel jättis ta maha olulised dokumendid, näiteks oma passi. Poliitsi avastas peagi, et Heitman oli kasutanud Irene'i pangakontot ja krediitkaarti, varastades tema kontodelt $1000. Ta väitis, et võttis raha selleks, et sundida Irenet temaga rääkima, kui naisel raha otsa saab. Lähemalt Irene'i digitaalseid jälgi uurides avastas politsei, et Irene'i e-posti konto kustutati IP-aadressilt, mis vastas Heitmani omale. Tema telefoni oli kasutatud vaid mõne meetri kaugusel Heitmani kodust päevadel pärast seda, kui ta väidetavalt lahkus. Hoolimata nende kahtlustest ei olnud võimalik Heitmanile esitada süüdistust ühegi kuriteo eest, mis oleks seotud tema kadumisega. Talle esitati siiski süüdistus finantskuritegudes ja ta mõisteti 3–6 aastaks vangi. Politsei kahtlustab, et Irene võidi viia maapiirkonda hõbedase või halli Subaru Crosstrekiga ning palub kõigil, kes võisid seda autot näha eravaldusel viibimas, endast teada anda. Samuti otsitakse teavet 55-gallonise põletustünni kohta, mille Heitman arvatavasti kaasa tõi. Irenet kirjeldatakse kui 155 cm pikkust ja 40 kg kaaluvat tema kadumise ajal. Tal olid mustad juuksed ja pruunid silmad. Kõik, kellel on teavet, võivad võtta ühendust Gillette'i politseiosakonnaga numbril 307 682 5155 või Wyomingi kriminaaluurimise osakonnaga numbril 307 777 7181. Suur aitäh, et vaatasite! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtune järgmises videos.